Austatud Olümpiakomitee president, austatud kongressist osalejad. Olles maaelu hästi tundva spordiliidu juht, samal ajal tegeldes pikka aega treenerina ja loonud 2 spordiklubi, on mul mõned repliigid. Tahan öelda seda, et ka väike spordiklubi on hea spordiklubi. Et spordiklubisid liites ei saa me juurde raha ühe õpilasele rohkem kui praegu. Teiseks me kaotame väga palju oma algatust, väga palju aktiivseid inimesi, et pigem on ikkagi probleem mitte väikestes klubides, vaid kui hästi need klubid tegutsevad. Probleem ei ole klubi suuruses, vaid probleem on klubide rahastamises. Eestis ei ole ühtegi seadust, kuidas raha jõuaks klubini ja ma arvan, et nii kaua see ümberjagamine meile tulu ei too. Siis veel üks repliik. Kui Aivar Pohlak puudutas Põlva spordikooli, siis teadmiseks talle, et 5,7 miljoni krooni hulgas on kulud ühele suurele spordihallile, ühele väiksemale spordihallile, ühele spordihoonele ja ujulale. Et tegelik pehme raha nii nimetatud tegevuseks on ikkagi väike. Ja Põlvas ei ole ei käsipalluri ega jalgpalluri töökohti. Aga nüüd ma lähen tegelikult selle juurde, milleks ma siia tulin. Et ma pööran nüüd tähelepanu teoorialt praktikale ja kutsun ja tutvustan kõiki Eestimaa 13. suvemängudele, mis toimuvad siis Rakveres. Korraldatakse iga 4 aasta järel ja kui 3 aastat tagasi me seda otsustasime, siis ka tänasel päeval ei tulnud meil pähe, et seda kuidagi ära jätta, vaatamata majanduslikule seisule. Et see rong on liikuma veeretatud ja see toimus juba 3 aastat tagasi. Need mängud toimuvad Eesti Olümpiakomitee egiidi all ja spordimängud ongi sellepärast spordimängud, et ta on kompleksne võistlus koos avamise ja lõpetamise kultuuriprogrammiga ja on üks kindel liikumisharrastuse arendamise ja spordi propageerimise viis. See toimub territoriaalsel alusel, võistlevad siis sellel hetkel kõik sportlased esindavad siis oma kodulinna, koduvalda või kodumaakonda ja eeskujuks nende mängude korraldamiseks on teiste riikide spordimängud, näiteks Taani, Soome, Island, Iisrael, Bulgaaria, Leedu, kus me oleme käinud kogemusi saamas. Selle aasta suvemängud on Balti riikide suurimad. Me ootame sinna 4000 osalejat. See arv pole iseenesest tähtis, sest ega kõik ei mahu ja ei saa ka võistlussüsteemi viia kõigile. Peale selle on mitmed sajad kohtunikud ja vabatahtlikud, kes aitavad seda läbi viia. Aga meil on võimalus välja tuua Eesti paremad maakonnad, linnad ja vallad, mis motiveerib ka neid rohkem tegutsema spordiga. See on järjepidev, aastast 59 sai alguse ja sealt on võetud siis jõudist vanad traditsioonid ja neid kaasajastatud ja igal juhul toimivad. Jõudi kohta veel nii palju, et jõud ei ole spordiühing. Alates 90. aastast moodustati maakondade spordiliitude liit demokraatlikel alustel ja tänase päeva seisuga on jõudis kõigi maakondade spordiliidud, see tähendab, see on terviklik üle-eestiline organisatsioon ja koostöös kõigiga meil ongi võimalus neid mänge korraldada. Ka igal aastal toimuvad linnade ja valdade suve- ja talimängud, mis on nende mängude nagu suureks osaks. Kuulutasime need võistlused rahvusvaheliseks koostöös oma partneritega, me oleme 3 rahvusvahelise organisatsiooni liikmed, me loodame siia saada ka rida välisvõistlejaid, kes tutvuksid Eesti riigiga. Ja tänase päeva seisuga on siis programm paigas, spordialade hulk on lai, siin on praegu 21 spordiala, on ära märgitud siis, kelle vahel võistlused toimuvad.
selleks on all olemas ka siis vastav trükis, kui te võite sealt võtta, ja kodulehel on loomulikult informatsioon. Peale selle on siis sellised alad veel, mis on niinimetatud näidisalad või mittearvestuslikud, ilmselt neid tuleb veel juurde, kellel on initsiatiivi ja tahab liituda Rakveres sellel ajal mängude raames meie mängudega, siis on see võimalus veel avatud. Ajakava on siin, kõik Rakvere linna ja Rakvere ümbruse spordibaasid on hõivatud sellel ajal, samuti nii majutuskohad, nii et kaudselt tuleb tulu Rakverele ja tegelikult ongi nii, et korraldajatest viimasel ajal on korraldaja soove rohkem, kui me peame juba selgitama, kes tahaks korraldada nagu järgmisi mänge. Detailsemalt on olemas juhend, mis on 13 lehekülge ja vanuseklassid on siis erinevad alates noortest kuni veteranideni. Näiteks kergejõustikus Valgas siis 2007 oli mingi 830 osavõtjad, mis on, ma arvan, Eesti suurem kergejõustikuvõistlus. Sama toimub võrkpalliga, kus on vähemalt 100 võistkonda osalemas korraga Rakverel 12 väljakul. Tarmo, kaua sa Jah, räägid? ma lasengi kiiremini. Sõnum on selline, et ootame kõiki suvel Rakvere koos linnavalitsusega spordimängudele ja ma hoiatan teid, et osaledes nendel mängudel tekib ainult positiivne hoiak tervisesse ja sporti. Aitäh! Aitäh!